Suur talv on möödas ja aina enam mööduvad päevad õues toimetades. Päike käib kõrgemalt, lumi taandub ja maa hakkab vaikselt hingama. Iga päev toob kaasa uue tegemise, kord loomatalituse, kord hoovis toimetamise. Kevade algus talus ei ole ainult ilus, vaid ka tegus aeg. Päike soojendab ja tuul kuivatab, õu ärkab tasapisi ellu. Pesu saab jälle välja kuivama panna ja vahtra mahla hõlurma lasta. Sel aastal jäime mahlaga küll veidi hiljaks. Saime vaid paar päeva seda mõnusat jooki nautida. Varasemalt olen sellest keetnud ka siirupit pannkookide peale. Aga mis teha, töö vajab tegemist ja alati ei jõua õigel hetkel kraani puu külge panna. Oleme tänulikud ka nende väheste liitrite eest. Varsti tuleb kasemahl ja seda on alati jagunud nii palju, et isu saab täis. No tahtsid, kas ma arvan, lasta praegu kärbsed ei ole? Sügisel alustasime väikese laudakese üritamist. Mul oli väga vaja paremat kohta, kus oma lehmakest lüpsta. Nüüd toimetan tasapisi, et see hooajaks valmis saada, sest meil on uus lehmake ja varsti on poegimine ees. Tuleb hakata teda harjutama lauda, lüpsmise ja lüpsimasina heliga. Kohendan vaikselt lüpsi kohta, et mul oleks mugavam ja loomale parem. Ma olen nii elevil, ega jõua ära oodata, millal saame jälle oma piima. Siis saan köögis katsetada, teha juustu, jogurti, hapupiim ja või. See täidab meie toidulaua rikkaliku ja täisväärtusliku toiduga, mille üle on mul nii hea meel. Laudakes sättidest vaatan jooksvalt, mis toimub, kuidas lehmal on parem, kuidas minul lihtsalt toimetada. Suur rõõm on ka sellest, et laudas on vesi olemas. See teeb mu elu nii palju lihtsamaks. Kevad on plaanide tegemise aeg. Millised projektid ellu viia, mille jaoks jagub aega ja mida peab ehk veidi edasi lükkama. Mõtteid on alati rohkem kui päevi. Ja kõige selle kõrvalt tuleb vaadata, et kõigil oleks kõht täis, sest kui nälg majas on ka kisa kiire tulema. Kõige keerulisem ongi selle toimeka kevade juures just toidukorras, kuidas planeerida nii, et kõik oleks rahul ning jõudu ja jaksu jaguks tervet päeva. Aga eks see maaelu olegi töö ja toit ja tasakaalu otsimine nende vahel. Nii hea, et väljas on jälle soe, saab õues süüa teha. Ja mis on veel parem õues teha, kui kala praadida. Kogu see mõnus lõhn jääb siis õue. Meie üks lemmik on räim, seda sööme kevadeti. Minu vanaema puhastas räime nii, et kalamari jäi sisse. See oli mu lemmik. Võis praetud kalamari. Ülimaitsev. Ja milline rõõm on leida keset tööd ja toimetusi. Väike hetk, istuda, süüa midagi head ja juua värsket vahtra mahla. Lihtsalt olla, nautida kevadet, seda ärkamist ja uut algust. Sest tegelikult on see ju päris uus aasta algus, valgus, energia ja uued plaanid. Rahu kestab täpselt nii kaua, kuni lapsed seda märkavad, et sa oled korraks istuma jäänud.
mis siis ikka, Sookure laul sai kuuldud. Lähme toimetuste juurde tagasi.